osalejad, nüüd on meil üks väga põnev osa. Te olete päris palju täna kuulnud ja nüüd me hakkamegi arutama. Meil on siin mõned laudkonnad olemas, ma pakuks, et võib-olla teie saaks ühendada selle laudkonnaga. Seal on 2 inimest meil, saate valida, kuhu te nüüd lähete. Ja meil on paneeldiskussiooni asemel ja mõtlesime, et kuna te kuulsite päris palju, teil endal on kindlasti päris palju mõtteid, mida jagada, siis on nüüd õige aeg arutada. Ja võib-olla tõesti sündib siin mingi äriidee või mingi lahendus või vähemalt midagi, et saaks veelgi rohkem see loomemajanduse valdkonna energiat siit Narvast tervele piirkonnale. Ja meil on mitmed küsimused, mida ma sooviks, et teie arutaks oma vahel. Ehk siis esimesed 2, mis teie arutate umbes 10 minuti jooksul. No esmalt saage tuttavaks oma vahel, kui te ei ole ühe laua taga tuttavaks veel saanud. Ja siis paar minutit aega see võtab. Ja siis ma paluks, et te vastaks 2 küsimusele. Te võite oma märkmikuid kasutada, teil kõikidel on need olemas. Küsimused on väga lihtsad. Aga mahukad samas. Mis on meie Ida-Viru loomevaldkonna tugevused ja mis on meie Ida-Viru loomevaldkonna nõrkused? Ehk siis arutage oma vahel, pange kirja ja võiks kohe valida, kes on teie laudkonna spiiker, kes tutvustab meile teid. Nii, aga siis ma arvan, et praegu umbes 10, maksimum 15 minutit te saate arutada oma vahel, mis on meie loomevaldkonna, piirkonna loomevaldkonna tugevused ja nõrkused. Ärge mõelge ainult siis Narva kohta, vaid terve piirkonna kohta. No nii, tugevustest ja nõrkustest me oleme rääkinud. Nüüd on õige aeg, et iga laudkond esitaks oma mõtteid. Mihhail. Tere. Aga kas ma räägin siis kohe nendest punktidest, mis me teime välja, eks ju? Räägi. Aha. Et tugevusteks meil on siin esile toodud sellised aspektid nagu multikultuursus. Ühtehoidev seltskond. Kas kõik saavad aru, jah? Okei, et me hoiame teineteist, aitame teineteist, suhtleme kogu aeg nagu oma vahel palju ja nagu vanem põlvkond, noorem põlvkond, nagu kõik koos hoiame, on ju. Saad aru? Tugevuseks meil on veel ajaloo kihtide säilimine, et näiteks filmide jaoks meil on tohutu potentsiaali filmide tegemiseks, eks ole. Ja Datšast Paleni. Siis järgmine on ajaloopärendi taaskasutamine. See on natuke nagu justkui sarnane eelmisega. Väline kuvand. Väline kuvand. Mis me selle all mõtlesime? Ja. Ida-Viru on trendis. Aga väline kuvand meil on ka tugevuste all ja ka nõrguste all kirjas. Kohe hakkame siis nõrgustest rääkima. Nõrkustest on õige või? Nõrgused, keeleoskus. See meie hinnangul takistab partneritel kontakti luua kas või meie riigis või siis rahvusvahelisel tasandil. Järgmine on jällegi see väline kuvand, kas kardetakse siin äri tegema mujalt Eestist tulnudel inimestel. Aha. Umbusklikkus, et ei usu uute asjadesse, ei usu, usaldamatust. Killustatus. Ja, Helen, ütle midagi selle kohta. Killustatus. No, такие разрозненные, да, получаемся мы.
jaa, kõige eraldi nagu, noh, selles mõttes, no meil oli ka tugevustus see point, aga samas nagu, noh, me mõtlesime selle peale, sellepärast, et kusjuures meil siin maal, Ida-Virumaal tegutsevad paljud igasugused klaastrid, aga siiamaani niisugune tunne, et justkui ei ole nad kõik koos, kõik nagu ühiskoos koostööd teinud piisavalt palju või tuleb rohkem meil tuttavaks saada, et sellepärast tõime selle pointi. Ja viimaseks meil on pandud see, et Narvast ja no ütleme ka Ida-Virumaast on saanud nagu aaremaa. See tähendab, et nagu lõppkoht tuupik, et kuhu nagu turistid noh, eriti ei kipu tulema nüüd, sest et see on niisugune unustatud maa, kust edasi ei pääse kas või noh, kas saite aru kõik? Ja. Tundub, et oli, jah? Ma tahan lisada selle tugevustesse, kui oli see mingi maha jäetud suure objektide nagu kasutamine. Et me mõtlesime niimoodi, et meil on hästi palju neid suuremaid lagunenud või nemas objekte, aga meil ei ole vaja teha arenguhüpped, sest nagu juba maailmas on kogemus olemas, on teadmised olemas, et meil ei ole vaja sellist etappi läbida, meil on vaja lihtsalt raha leida ja kõik kogemused ja nagu teadmised siia tuua ja meil on hästi palju neid objekte, mida saab kohe nagu arendada. Kohe hästi arendada, mitte nagu oodata 10 aastat. Или уехать. Это вообще ei sobi. Nii, järgmine laudkond, palun. Et meie idee oli, et nagu Ida-Virumaa on nagu multifunktsionaalne nuga. Et nagu kõik asjad on olemas ja ka kõik töötavad natukene halvasti. Et nagu sul on kaasas alati kõik olemas, aga no natukene kõik nagu vorsti ei saa lõikata. Et nagu liiga väike nuge, midagi selline. See on nii tugevus kui nõrkus korraga. Ja, samal ajal. Ja pärast me hakkasime mõtlema, et iga üks siin, iga linn ja iga projekt on nagu eraldi selle noa osakene, aga probleem on selles, et kes teeb seda futlaari. Et nagu kes seda ära müüb ja kes nagu hoiab meid kokku. Vot, no jälle selline nagu mingi multikultuurne mure, et nagu keegi midagi aru ei saa. Ja see ongi selline probleem, et kes sellega tegeleb ja teine mure, millest me oleme rääkinud, et me alati ootame, et keegi tuleb, keegi peab võtama vastutust, nagu panna meid kokku ja nagu kirjutama mingit projekti ja midagi sellist tegema, aga me ei ole nii, ma ei tea, kas nii julged, nii vabad, nii nahaalsed, et ise nagu olla koos ja nõuda midagi, et nagu kuulge, meil on vaja, me peame, et nagu isegi see, kus on Piia? Ja, et loomeklaster nagu ei kirjuta riigile, et kuulge, meil on vaja nagu, mitte see, et Piia kirjutab iga kord nagu mingid erinevad väiksed projektid, et nagu raha leida, vaid see, et nagu see, et loomeinimesed saaksid teha, on vaja mingi baas, regulaarsed asjad koostööks, et koostöö ei ole see asi, mida iseenesest juhtub. See nõuab aega, raha, inimesed, ressurssi ja mõni päev me peame ise istuma ja nõudma midagi ja toetada nagu loomeklastri inimesed, et mitte nad kahekesi, kolmekesi seda teevad, vaid meie ikka laua taha paneme vähemalt oma allkirjad kuskilt, et me nõuame, et me tahame, et meil on vaja. Muidu me kohtume üks kord aastas ja see ei anna mitte midagi edasi meile. Kohe hakkame nõudma siis riigilt. Nii, teie laudkond. Teil on siin mikker olemas ka. Aitäh! Pange kirja, nüüd kuulame teisi ka. Ja palun. Okei, et meil on siin avastamata maa, et paneme siia mingid ägedad jutud juurde. Natuke mikrofonid, jah. Ta töötab, aga... Nii lähedale, okei. Siis
kuulen ennast. Siis paneme natukene huvitavaid jutte juurde ja siis kõik tulevad ja vastavad Ida-Virumaad, et see on nagu põnev Ida-Võlumaa, nagu öeldakse, on ju. Ja siis meie arvame, et meil on niisugune järjepidevuse motivatsioon, et me tahame iga aasta ikkagist edasi teha ja jätkata kõigega. Siis meil on hästi huvitav ajalugu. See tuleb lihtsalt hästi huvitavalt serveerida. Ja siis meil on kogukond, kes tahab midagi teha, areneda. Et me oleme kõik väga motiveeritud ja meil on hästi ilus loodus ka. Ja siis mõned nõrkused, mis me välja toome, on siis hirmud inimestel, et niisugune keelebarjäär ja siis võib-olla, et ei ole väga kogemust mingeid asju teha. Siis, et uusi inimesi tuleb hästi vähe juurde, et võiks nagu see liiklus olla ka natuke suurem. Minu arust midagi oli veel. Et küll. Meil on kõik väga hästi. Palju ei räägi. Nii, kohe üks ettepanek, mis me homme võiks kohe selle alla allkirju panna, et meil ei ole enam Ida-Virumaa, vaid meil oleks Ida-Võlumaa. Jah, juba, aga mitte ametlikult. Okei, nüüd suured tänud ka selle laudkonnale. Nüüd, et meil oleks terviklik pilt, meil oleks vaja arutada, mis on need ohud ja võimalused, mis meil piirkonnas on selles valdkonnas. Nii et see on meie arutelu teine osa. Et siis palun arutage nüüd, millised on need sisemised või välisohud ja mis on need võimalused. Nii, kallid osalejad, nüüd on aeg tutvustada oma mõtteid. Alustame seekord siit. Palun, kes on teil kõneisik, kes tutvustab ja räägib, mis on meie ohud ja võimalused. Nii, meie poolt siis mõned punktid, mis puudutab ohtusid. No meil on siin rohkem nagu sellised sisemised, mitte välised ohud välja toodud, mis tulenevad nagu inimestest. On see, et üks on kindel, et praegu meil maakonnas toimub selline tendents, et noored lähevad välja ja ei kipu tagasi tulema, et see on üks oht, et kellele me seda loomemajandust siin ikka arendame, et ikka oma nendele inimestele, kes siia peaksid jääma ja tahavad tagasi tulla, et noorte lahkumine ja mitte tagasi tulemine on üks oht kindel. Teine sisemine selline oht, et võib-olla vähesest kogemusest või millest see tuleneb, et paljudele nagu sellistele huvitavatele projektidele ei leita rahastust, et ei läbi lihtsalt sellist suurt konkurentsi, et paljud ideed jäävadki ideeks, et ei realiseeru. Ja võib-olla siis ka veel, et võib-olla see lõpuni viimise suutmatus, et võib-olla ka siis on inimestest tulenev. Aga võimalused, no üks suur võimalus on see, et kõik puudused on tegelikult varjatud võimalused, et kui me siin tõime välja üheks puuduseks, et inimeste hirme selle ees, et nende mugavustsoon nagu lõhutakse ära, et tulevad uued ja põnevad asjad, mida võib-olla ei võeta kohe esimese plaksutusega vastu, siis tegelikult ongi need nagu uued võimalused. Mis veel me välja toome võimaluste koha pealt on see, et kuna me oleme piirimaakond, siis on võimalus sellele ka palju tähelepanu tuua ja tähelepanu on see, mis meile on vaja, et välja tuua see erilisus ja unikaalsus, mida me kindlasti Ida-Virumaal teame, et on olemas. Et me oleme siin nagu uinuv kaunitar, et meil on kogu aeg vaja uut printsi, kes suudeldes äratab jälle meie maakonna üles kuni järgmise printsi ja järgmise printsine, et nii on meie mõtted. Aitäh! Aitäh! Nii, järgmine laudkond, palun. Teil on tegelikult mikker seal olemas. Nüüd on 2.
kõige suurim oht, millest me oleme rääkinud, et kõik sõidavad siit ära. Et noored tahavad, et raha pole, motivatsiooni pole, et nagu kõik räägivad, et sõda tuleb, raha pole, nagu keegi ei taha viimasel hetkel ära joosta, kõik tahavad nagu ennem natukene ära minna. See oli reaalne see, mis oli laua taha, ma räägin nii nagu on. Aga võimalus, et idee oli, et nagu meil puudub selline suur mingi idee ja mõtlesime, et kõik maailmas lähevad crazy little bit, et me saame olla see capital of mental health in Europe. Et me saame pakkuda, et oleme selline vaimse tervise pealinn, kus kõik inimesed saavad kõik need praktikad, retriidid ja kõik see teha ja see on kõikidele praegu väga tähtis, väga vajalik ja mitte kõik saavad Baalisse kuskile minna, aga Euroopas puutuvad praegu sellised linnad, nagu, kus kõik seda teha ja see võiks olla suur idee, et näiteks kui me oleme kultuuripealinn, ma ei tea, 15 aasta pärast, aga see on ka kultuur, kuidas endale aidata, kuidas terve olla ja kõik need praktikud, mis on üldse maailmas olemas, siin proovida. Ja see on võimalus nii endale aidata, et mitte hulluks minna, kui ka teistele. Juba hilja või? Veel ei ole hilja. Aga see oli suur idee, aga kui ei saa hakkama, siis idee oli, et me teeme mingi Meta-Narva ja kolime vähemalt online ja seal ehitame suurepärast ilusat Narvat. Tänavatel kedagi ei ole, kõik on kuskil metas. Okei, aitäh! Ja kolmas laudkond, teie mõtted? Me võrreldes teistega panime kuidagi väga palju kirja. Meil oli ka see kahanev elanikkond, aga meie peateema oli see, et selle võrra väheneb ka eelarve. Et siis COVID eelarve sõltub elanikkonnast ja kuna elanikkond väheneb, siis väheneb ka eelarve. Et siis raha ei ole. Raha ei ole, no või держитесь. Tegijaid on liiga vähe ja olemasolevaid põlevad läbi. Seda me kõik teame ja tunneme, et ohude all on meil ka see, et piir jääb kinniks, et poliitiline olukord veel siis läheb hullumaks ja ressursid jäävad saamata. Kõik need õiglase ülemineku fondi ressursid saamata ja kasutamata erinevate siis põhjuste pärast. Ja see, et ülepolitiseeritus on meil, et kõik väga sõltub poliitikast, sisepoliitikast, välispoliitikast, et sellega on raske midagi ette võtma. Ja võimalustal panime ka see, millest ma rääkisin eelmine korda, siis tööstuspärand olemas ja meil ei ole vaja jalgratast leiutada selleks, et midagi seal ette võtma. Viimistlemata keskkond tõmbab pööraseid loomeinimesi. Meil on vaja natuke rohkem hulle inimesi siin. Не сделанное пространство сумасшедших креативных людей привлекает. Что нам хорошо бы было, у нас того много, а людей мало. Нам на руку с обоих сторон. Enese teostus võimalus on Ida-Virumaal suurem, kuna väikestest piirkondadest on paremini näha seda, mida sa teed. Et siis sa võid nagu samu asju teha, mida Tallinnas, aga siin on see hästi suuremas mastaabis näha. Mõju on suurem ja nähtavus on suurem. Et, no ausalt öeldes paljud eestlased, kes Narvas on kolinud, ausalt ütlevad, et siin on näha, mida ma teen, siin ma olen nagu oluline. No muidugi, kes see teab nagu Tallinn Music õigest midagi? Pane kinni see teine festival, see väike ebaoluline Tallinn Music Week. No. Ja loomemajandus, nagu Anu Mall rääkis, on siis noorte tööandja. Et siis kui me arendame loomemajandus, siis noored tulevad tagasi loodetavasti. Et Helen rääkis ka seda, et meil on suurepärane visuaalne touch, et just nagu visuaalset kunsti, päris kunsti, filmikunsti, fotograafiat ja seda võiks nagu ka kasutada. Oli juttu ka seda, et me võime siin nagu Vene teemad Venemaalt väljas arendada.
et mitte nagu panna see kogu vene teema nagu kinni, vaid vastupidi, et meil on inimesi, meil on kultuuri, aga see ei ole nagu Venemaaga seotud. See on nagu 2 erinevat asja. Vene kultuur ja Venemaa riigina. Ja võimalus on ka, et tugevad ametkonnad, et just, et vältida selle üle politiseeritust, issand jumal. Meil on vaja, et oleksid toredad ametkonnad, nagu see tubli Tallinna tütarlaps, kes rääkis meile UNESCO muusika pealinnast, mul on väga halb mälu nimedele, vabandust. Marja. Marja vabandab mind, ma loodan. Ja meil kohe tekkis üks võimalus, mida saab ka unistuseks pidada, et ikka taotleda mingi UNESCO pealinna tiitli ja näiteks, et Ida-Virumaa või Narva või Jõhvi või midagi sellest oleks filmilinn, et siis Ida-Virumaa uus Hollywood. Sobib sulle, Pia? Sobib. Pane kirja. Pane kirja, et mina olin see idee nagu autor. Tegelikult meil juba 2 laudkonnast tuli see unistus, aga veel ma annaks veits aega, et te arutaks, millest me unistame nüüd sellest loomemajandusvaldkonnas ja milliseid sammu me peaks tegema selleks, et me jõuaks kuhugi, vähemalt järgmise spakoina ja kõige tähtsam, kes teeb seda? Nii, et siis arutage nüüd, et mis on meie unistus, millest me unistame, kuhu me nüüd liigume selle loomemajanduse valdkonnaga ja mis sammu me peaks tegema ja kes täpselt seda teeb. Võib-olla te ise pakute, et keegi siin laudkondades ütleb, et jah, homme, ma ei tea, teen midagi. Tere, me unistasime palju. Me unistasime, et Kreenholmist võiks saada Euroopa kaasaegse monumentaalkunstikeskus. Me unistasime, et ilmselt ka Kreenholmis näiteks siis võiks olla noortele vabade kunstide loovkeskus, väljenduskeskus, kus nad saavad ilma raamideta oma kunstiprojekte teha. Hullu panna just täpselt. Siis me unistasime, et Baltietsi majas võiks olla käsitööliste maja, kus oleks igaühel oma stuudiod, aga oleks ka ühisruumi, et ka kõik pabuškad saaksid oma vahel kudumistehnikaid vahetada. Siis me unistasime, et lagunemas majadel võiksid olla proaktiivsed omanikud, kes hakkaksid asjadega lõpuks midagi peale. Ja siis me unistasime, et Ida-Virumaal võiks olla uusi 100 inimesi, millele me pakkusime välja, et võiks teha näiteks siis Ida-Viru talendid koju programmi. Kõlab hästi. Mis need sammud on? Kes teeb? Siin me seda ei arutame, rääksime unistustest. Nii, järgmise laudkonna unistused. Teie. Narkootikumide legaliseerimine oli ainult nagu kerged, nagu siin täpsustavad. Et nagu suur asi oli see, et paljude inimeste unistus on praegu, et oleks ohutu. Et nagu selline stabiilsus ja sellepärast kõik tahavad, et baas sellised vajadused on paljudel inimestel. Üks idee oli, et Центр современного искусства, переведите. Kaasaegse kunstikeskus. Da. Aga mitte see, et see on mingi selline kohalik ja ma võitleme Tallinnaga või Tartu linnaga, vaid selline maailma. Ja, et see, et nagu me oleme kaardi peal terve maailmas, mitte isegi Euroopas. Ja idee oli, et me peame väga mastaapselt mõtlema, et alates meie volikogu saadikutest ja tava inimesteni, et mitte see, et me lahendame väga väiksed asjad, vaid unistame kõik. Aga kas on võimalik teha selline unistuse volikogu istung? No vähemalt, aasta lõpus. Ja mõtlesime, et see sama vaimse tervise pealinn on ühendav teema, kuna seal saavad nii kunstnikud oma asjad teha, kui ka haridus,
kui ka ID-mehed ja kõik tervise ja inimesed kõik saavad koos olla, et see on ühindav selline teema ja viimane oli seda ID-tsenter, et nagu ikka siin toimuvad mõned asjad, aga mõned aspektid on natukene ebamugavad, kui siia tulevad need, kes praegu jooksevad sõjast, aga me poliitiliselt ei ole selleks nõus, aga mõned ikka räägivad sellest, et see on võimalus kutsuda siia kõik need, kes ei ole leidnud praegu endale koha elamiseks ja üldse tegutsemiseks. Need targad uued inimesed, kes toovad siia progressi. Aitäh! Kes on süüdi, kes teeb, me ei leidnud, vabandust. Nii, ja viimane laudkond, teie unistused. No meie peamiselt unistasime sellest, et need meie noored, keda me siia tahame, et nad lõpuks tagasi jõuaksid, et enne kui nad siit välja lendavad meilt, et neil oleks võimalus käia ja uudistada ja näha, mis nagu ümberringi toimub, kas või oma naabermaakondades ja sealt edasi võib-olla lähiriikides, et neil tekiks nagu selline mingisugune rahvusvaheline kogemus, mingisugused arusaamised, et kus mis asi toimub, mida on võimalik üleüldse ja et nad realiseeriksid siis oma unistusi kas siin või seal, aga lõpuks, kui need talendid kõik tagasi tulevad ja siin oma ülejäänud elu siis sellele peamiselt ikkagi meie armsale loomemajanduse valdkonnale pühendaksid ja siin teisi noori edasi aitaksid. Et see oli nagu meie see suur unistus, et neil oleks lai silmaring, lai vaade, palju võimalusi, saada häid kogemusi ja tulla tagasi ja teha siin oma elu unistused teoks. Kes mida? Nüüd me peame edasi unistama. Selleks oli liiga lühikene aeg. Teeme kord kuus, teeme aju neid rünnakuid. Ise teeme siis kord kuus, et kes siis teeb? Yes, kes tahab hakata kohe järgmine kuu pihta? Vähemalt need unistused ja tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused meil on nüüd kirjas ja palun. Palun tõske käed üles, kes tahaks kaasa lüüa. Alustame järgmine kuu. Siis mõtleme. Kui on huvilisi, siis lähme edasi. Need sellest hullumeelsest keskuses inimesed. Okei, siis ma võtan ühendust ja annan teada. Okei, väga tore, et inimesed ikka satuvad meie piirkonda. Nii, kallid osalejad, oli väga põnev ja pikk päev ja te olete väga tublid, et te kuulasite päris palju, saite teiste kogemustest teada ja lõppude lõpuks ise arutasite omavahel nii palju mõtteid, meil on ideid ja unistusi. Tehke ise endale aplausi, palun!